See siin on Jaanus. Ta ei tulnud meie juurdejoogile nagu enamus. See on hoopis tema esimene tööpäev. Jaanus vastutab nüüd rahanduse eest. Esimene päev. Uus süsteem. Ei mingit paberimajandust. Kohe asub tegudeele. Meile meeldib keed küljes tegutsemine. Tundub, et Jaanus tegeleb nüüd rahandusega kodukontooris. Hiiu õlletuba vabandab kõikide Jaanuste ees, kuid raamatupidajale tuli lihtsalt mingi nimi anda. Nali kõrvale jättes oli 3. oktoobri öösel vahetult enne kella 1 toimunud sissetungimine omaniku jaoks siiski paras šokk. Varahommikul mitme vastamata kõne peale ärgates ei osanud ta kartagi, et keegi on pubisse sisse murdnud. Ma arvasin, et täna et see nagu need ajad on möödas juba, et kui nagu niimoodi sees käidi, et haamriga tullakse läbi ukseklaasi ja võetakse jõuga lihtsalt sularaha kassa kaasa. Et nagu, mulle endale tundub see nagu veider, aga noh, mis sa teed? Turvakaamera salvestuselt on näha, et varas tegutseb üsna teadlikult. Peale tagauksest sisenemist võtab ta kassa pealt võtme ja üritab sellega kassat avada. Kui see ei õnnestu, rebib jõuga kaasa terve aparaadi, sest sireen on ju juba viimased paar minutit karjunud. Sellega ta aga ei piirdu, vaid kallab enne lahkumist nahaalselt taskusse teenindajate tipitopsi ning kaob siis teise ukse kaudu rahuliku sammuga Nõmme vahele. Maja ta pidi tundma, nagu, et maja ei olnud talle võõras kindlasti. Aga see kahju, mis ta reaalselt tekitas, ukseklaas, kassasüsteemid, kõik lõhutud vara, ma arvan, et see jääb kuskil sinna 5000 keerdu, jääb nagu kogu see kahju, mis ta tegi. Ma arvan, et see, mis ta kaasa haaras, see on 10 kordi väiksem summa. Umbes kuskil paarsada eurot kuni 500 eurot? Jah, umbes nii, jah. Kohal käisid kriminalistid, meie patrull, esmased toimingud on tänaseks tehtud, videod on võetud, isiku kujutis on meil olemas, hetkel tegeleme isiku tuvastamisega. Siin Nõmmel Pärnu maantee ääres on ettevõtteid päris mitmeid ja tuleb välja, et varastega on siin probleem palju laiem. Kui me ise postitasime selle video ka, et siis päris palju on meiega ühendust võetud just ka naabruskonnast tegelevad ettevõtted, et on jaganud enda muret, et ka nendel on käidud vargad siin lähiajal, eks ole, ja me vahetame videose, et äkki saame kätte ikkagi. Tundub, on see sama mees või on ikkagi lihtsalt vandaale palju? Mulle tundub, et siin on rohkem üks vandaal, jah. Varastega ollakse kindlasti hädas, see on see olukord. Võiks öelda, et see on majanduslik olukord, mis puudutab konkreetselt nüüd sarivargad või professionaalsed vargad, siis ma tahaks öelda, et politsei selles vaates vähemasti Põhjaprefektuuris on tubli olnud. Professionaalseid vargaid on sel aastal ainuüksi Põhja-Eestis kinni peetud 26. Reaalsete sissemurdmiste arv on seega ka langustrendis, kuid pisivargused on endiselt suur probleem. Üldiselt tahaks inimestele südamele võib-olla panna selle, et kellel on ikkagi isiklik vara, siis arvestage palun sellega, et pikanäpumehed on liikvel, nad kasutavad kõik võimalikke meetodeid selleks, et need asjad ära viia. Nii nagu võib-olla meie turvalahendused areneb ka nende modus operandi igapäevaselt vargused toime panna, et tasuks olla kindlasti ettevaatlik. See tähendab, et jalgrattaid ei tasu mitmeks päevaks kuhugi hoiule panna ning anneveski viisil võtmeid väljapoole jätta. Ettevõtetel tasub investeerida kvaliteetsesse turvasüsteemi. Nii palju kui mina sellest õppisin, et kaamerasüsteeme võib-olla, et väga palju on kasu ka sellest, kui sa suunad mõned kaamerad ka tänava poole nagu selles osas, et sees oli tal mask peas, aga nii kui ta siit välja läks, üle tee läks, ta tõmbas kohe maski peast ära. Aga tänava peal ühtegi kaamerat ei ole, mis seda nagu oleks väga ilusti saanud filmida, aga ühtegi kaamerat ei ole kahjuks. Mida paremini me saame vargast sellised eritunnused võib-olla, isegi kui ta kannab maski, siis seda lihtsamaks võib osutuda meil see tuvastamine tervikuna. Ehk siis kaugustest vaatav kaamera tihti meile seda ei paku, ehk siis tasuks selle peale mõelda. Siit ka üleskutse Nõmme elanikele. Vaadake üle oma turvakaamerad ning kui kohalik sangar ka teie salvestusele jäi, võtke ühendust politseiga.